Soolapuhuja. Olen saanud mõningad sellised kommentaarid kui soolapuhuja, et järjekordne soolapuhuja. Sinu jaoks ma võingi olla soolapuhuja, aga tead, mis ma tahan sulle ütelda? Me kõik oleme üksteisele peeglid. Miks mina sind ärritan? Kas oled selle peale mõelnud? Nüüd sa võid ütelda, mis mina ärritan, kuule, pane suug kinni, ma ei jaksa kuulata. Ma tean seda tunnet. Sa oled kindlasti pärit kuskilt väiksest külast, siis koolis sul ei lähe arvatavasti väga hästi või siis sul läheb väga hästi koolis ja siis sul on väga kõrge enesehinnang. Sinu sünnikuupäevades võib kindlasti leiduda selliseid numbreid nagu number 1, number 2 või number 3 või sinu elumissiooni selliseks numbriks. Elumissiooni saab väga lihtsalt vaadata ka igasuguste robotite abil, igasuguste abivahendite abil, kui sa saad selleks näiteks number 1 või number 3 või number 2. Ja see ei tähenda üldse seda, et need inimesed, kellel need numbrid on ja nad ei mõtle niimoodi. See tähendab seda, et need, kellel leiduvad need 1, 2 ja 3 seal enda sünnipäevas, sünniajas, elumissioonis, siis te lihtsalt liigute miinustes. Ja miks mina sind ärritan? Kui sa tead seda? Sellepärast, et sa tahad ise olla selline, aga sa ei tea, mis teemal sa võiksid olla selline ja sa tahaksid ka olla nähtaval, sest sinu koht on laval. Mida tähendab 1, 2 ja 3, kui nad on sinu sünniaastas? Et tähendavad seda, et sa pead olema kõigile nähtav, sa pead rääkima seda, mida sa usud. See, mida sa tahad, et kõik teised ka kuuleksid, sa pead olema eeskujuks teistele. Vaid niimoodi, sina kallis mees või naine, kes sa arvad, et mina olen soolapuhuja. Sa ei saa üldse sellistest mõtetest üle ega ümber, kui sa need järjekordset astroloogi või siis coachi. Mulle on tulnud ka selliseid sõnumeid, et ja, neid numerolooge ja astrolooge ja coachi on nii palju, üle ühe teine on kuule, siin coach õpetab kogu aeg. Et aga mis sind häirib selle asja juures? Äkki sa tahaksid ka õpetada, äkki sa tahaksid ka rääkida. Aga sa ei usalda iseennast, seepärast, et sa ei tea, et kas see jutt, mida sa räägid välja, kas on tõde või see on praht. Kas see on mingi külamaali räägitud või see on see, mida sa ise usud. Ja kui sa oled õppinud mingit ametit ja sa ei ole sellega rahul, siis tuleb järelikult vaadata iseendasse, kuulata iseenda intuitsiooni ja küsida endalt. Aga mida mina päriselt tahan? Ja kas see, mida Juuli ja Maali räägivad, kas on päris tõde? Kas on nende tõde või nemad on mingit jukult või tõnnilt seda kuulanud? Ehk siis tead mis? Soovitan seda ühte hästi-hästi lihtsat harjutust. See on peegliharjutus. Ma olen ise sellega väga palju tööd teinud ja see on aidanud mind väga-väga palju. Lähed peegli ette. Väga paljud kardavad ennast peegli ees vaadata. Aga miks? Sellepärast, et tõde vaatab sulle vastu. Sa oled päevast päeva iseendaga koos. Vaata peeglisse. Ütlen siis, see ei ole päris kihvt teha, sellepärast, et millal sa viimati tõsiselt endale silma vaatasid. Sellepärast, et alati on midagi, mis häirib sinu juures. Kas nina on liiga pikk, kõrvad on liiga laiad, silmad vaatavad kõrti, siin on punne, mul tuli ka jälle punn magusa söömisest. Aga punn on minuga koos, mis ma ikka sellega teha saan. Ja ma olen otsustanud, et ma olen teie ees täpselt selline, nagu ma olen. Vahest meigitud, vahest mitte. Üldjuhul ma meigin väga vähe. Nii, lähme peegli juurde tagasi. Ehk siis peegliharjutus on selline, et hakka vaikselt pihta, hakka endaga tutvuma, vaata endale silma sisse ja jõua nii kaugele, et sa saaksid vaadatud juba sinna silmatera sisse. See oled sina, see on sinu silm. Sa saad ise sealt laiendada edasi oma fantaasiat. Mina olen jõudnud ikkagi väga kaugele sellega, ehk siis mis tähendab väga kaugele on see, et sa ei häbene ennast üldse vaadata peeglis, isegi neid oma kumerusi. Need on ju kõik sinu omad, sa oled ise kõik need teinud. Okei, aga ilusat päeva teile ja mäletage ka seda, et õues on väga super ilm, ei ole pahasid ilmasid, on lihtsalt kehv riietus. Selles suhtes kehv, et vähe riidid peal. Ja olge selle kevadega veitsa ettevaatlikud selles suhtes, et õues võib olla juba 23 kraadi, aga tegelikult tuul tõmbab kuskil. No nii, tšau.